käib. Ja isegi kui oleks alkoholivaba, siis kõik võib kaadrisse jääda. See on minu fucking vlog, noh. Tee mis tahan, aga see on alkoholivaba fast brause. Mõned küsivad, et kuidas sul stamina üldse nii hea on, kui sa ainult suitsetad ja jood? Ainult suitsetad ja jood? Päris nii ka ei ole, noh. Ma ikka igistan mingi kuradi 4-5 tunniseid rattasõite ka vahepeal taha, noh. Praegugi siin Männiku karjääris 2 päeva on Ironmanist möödas. Kiire recap. Samal õhtul ei viitsinud enam mingit videot teha. Süsteem kollapsis täiesti. Et tagasi tulles lihtsalt sees keers kõik need ibumaksid ja paratsetamoolid ja ferveksid, mis ma olin joonud sellel päeval ja võistluse ajal ma sõin ka mingi 6-7 tabletti ibumaksi ja 2 paratsetamooli ja Xümelini ja see kõik oli keeras lõpuks organismi nii pahupidi, et kui see pingelangus oli, siis mul lihtsalt sees keeras ja Gert õnneks vapper kangelane sõitis Tallinnasse tagasi ja samal ajal, kui ma seal kõrvalistmel kärvasin, konditsioneer mingi 17 kraadi peale ja ma lihtsalt higistan, vett voolab, noh. Et päris kohutav oli. Aga nüüd on paar päeva möödas ja vaikselt taastub. Praegu tegime kiltsa ujumist Männikul Gerdiga, et siuke taastava õhtul päikseloojangu käes. Ja üks alkoholivaba soe õlle, kurat juha, noh, võiks oma õlled külmas hoida. Aga väga mõnus, hakkab vaikselt jälle looma inimese tunne tekkima, et keha on päris katki, aga küll ta paraneb. Kuidas sul läks? Noh, finiši on see ületatud, et paljud asjad said nagu selle teekonna lõppedes ka lõpu nii-öelda. Et see ei olnud ainult mingi üks võistlus, mis sai läbi, vaid paljud asjad nii-öelda said selja taha jäetud. Et selles mõttes läks hästi. 3. kilomeetril jooksul oli väga raske. Tõenäoliselt üks sügavamaid siukseid punkte või siukseid süngemaid punkte, ühe süngema koha enda seest leidsin üles sellel hetkel tõenäoliselt, kui ma istusin sinna metsa maha 3. kilomeetril ja mõtlesin, et siit ma enam ei liigu, võtsin tossud jalast ära ja otsustasin, et nagu mõtlesin korraks, et nagu enam ei ole võimalik joosta, et jalad on nii krampis ja see suur mägi, mis seal oli, kus kõik üles kõndisid, et see sõi nagu viimse elujõu ka korraks seest ära, aga paar minutit sai seal maas istutud ja sai mõeldud selle peale, et kas sa ainult räägid või sa nagu teed ka ja mille pärast sa seda kõike teed ja kõik mingid pildid ja mõtted ja mälestused ja kõik, mis sul sinna pähe sellel hetkel tulevad, et siis sa tõused sealt püsti ja hakkad kõndima ja alustuseks kõnnid mäest üles, siis leiad jälle mingi jooksusammu vaikse ja lõpuks iga kilomeeter aina kiiremaks, kuni lõpuks ma sain peaaegu oma maratoni jooksutempo jälle kätte või poolmaratoni jooksutempo kätte, mingi 4:30 kilt. Siin oleks muidugi aega, aga nagu ma ütlesin, pere ja tuttavad ja seal Team Asturi tüübid ja pere olid tulnud ja hõikasid kuskilt nurga pealt kaasa suureks üllatuseks ja eks see andis ka nagu ühe varukäigu kuskilt juurde. Aga jah, 5:18, noh. Esimese korra kohta päris hea. Sõber, kes teeb nagu tõsiselt triatloni, ütles, et see on nagu väga hea. Aga eks parandan kõvasti. 1,9 kildi asemel ujusin 2,4, sest siksaki ei oska nagu ujuda, vaata, poist poini. Ja eks see käpp oli siuke paras sodi. Kannaga näkku mitu korda, kontaktsport on see tõsine. Õnnetusi oli palju seal. Nii tehnilisi probleeme kui nagu õnnetusi konkreetselt. See on mitu tüüpi crashisid oma ratastega. 40 kiltsa pealt crashida ei ole naine asi. Aga kokkuvõttes all good. Positiivne kogemus. Mida järgmine kord parandada? Ja millal on järgmine kord? See on hea küsimus. Praegu on nagu valus, vaata. Keha on katki. Valus on. Ehk siis mõnus on. Aga ma tean, et see läheb üle ja kui see jälle üle läheb, siis on endalgi väike hirm, et nagu mis siis, vaata. Et tore oli, aga see ei olnud piisav, noh. Ehk siis, mis see järgmine asi on, vaata. Et eks näis. Ma ei hakka siin midagi rääkima, eks teod räägivad enda eest ja ma olen siuke mölakast, nagu ma olen, vaata. Ma üritan ka sinna poole minna, kus teod räägiks rohkem enda eest, et sõnu võib olla vähem ja tegus rohkem. Nii et eks näis, elame näeme, aga paremini, spordi mõttes on paremini teha palju, et nii tehniliselt kui vastupidavuselt kui elustiili osas selles mõttes annab teha muudatusi, et kui sa tahad sportlikult paremat sooritust teha, aga see ei ole ilmtingimata ka mu main goal, vaid mul hakkab sport meeldima siis, kui sa hakkad tundma seda valu alles sealt, nii et selles mõttes goal achieved.
kõik okei. Äge ala on, mulle meeldib ja mulle meeldivad need inimesed ja see elustiil nagu. Väiksed Tallinna Ironmani mõtted on. Et nagu huvi on, et öeldakse ikkagi Ironmani maailmas öeldakse, et Poola Ironman on ikka, see on ikka siuke poolik, vaata. Et enne kui täis Ironmani ära ei tee, siis endale kukla peale Ironmani tatuud ikka teha ei saa, vaata. Et mitte ma nüüd kohe kukla peale endale Ironmani jookseks tatuveerima, aga tont teab, noh, miks ka mitte, vaata. Mulle see logo meeldib. Ühesõnaga teed veel elus läbi seda. No ma arvangi, nagu ma veel kord ütlen, et Ironman minu jaoks iga vend, kes sealt üle selle joone tuleb ükskõik mis ajaga, on selles mõttes Ironman, et paljud varisevad kokku, paljud annavad alla, olgu siis, kas seda tehakse võib-olla valedel põhjustel või on see, noh, ütleme see lihtsalt ma tahaks Ironmani teha, et ma nagu enamik nendest inimestest kas ei teegi seda ära või jätab poolel teel selle nagu kuskil katki, vaata. Et mina olen ikkagi nagu üsna kindel, et vaadates ja nähes neid inimesi ja nende pilkusi, siis need on siuke teatud tüüpi inimesed, vaata, siuke teistsuguse närvikavaga või mingi asjaga, et seal on miski, mida on ühesõnaga miski muu asi, mitte lihtsalt mingi see, et pane, vaata, pinguta, vaid seal on mingi muu kütus, mingid muud sündmused elus, mis sunnivad inimesi nagu võib-olla raske, push ima, vaata, iseennast, et iga vend ei viitsi ikka 15 tunni, okei, seal profid teevad 8 tunniga ära, aga nemad teevad ju 8 tunni siis seda võistlust, eks ole, aga näiteks amatöörid, kes teevad näiteks 14-15 tunni täispikka Ironmani, nemad teevad 14-15 tunni seda pingutust. Et ei saa öelda, et see nagu selles mõttes neile perceived effort'i mõttes nii-öelda lihtsam on, vaata. Et võib-olla isegi raskem, vaata. Ja tont teab, miks nad seda üldse teevad, vaata. Nii et respekt igatahes kõigile ja kui küsid, kas ma seda uuesti veel teen, siis ma ei tea, aga tõenäoliselt küll, jah. Tõenäoliselt küll. Mulle meeldib mõte küll sellest, jah. Nii et elame-näeme ja teekond oli igatahes, teekond siia oli väga huvitav, värviline. Sa pead leiad endaga nii palju aega veetes, leiad sa enda sellist mingid uued sügavused, kohad, mõtted ja ideed, mille olemasolust sa varem nagu teadlik ei olnud, eks ole. Ja isegi igasugused mingid hirmud, kompleksid, probleemid, mis iganes, olgu need mingid mälestused, mis asjad, nagu sa jõuad kõik need asjad välja mõelda, uuesti ringi mõelda, lahti võtta, uuesti kokku panna, sest see Ironmani treening ja see teekond on täpselt siuke, et sa pead iseendaga lihtsalt nii palju aega veetma ja istuma nii sügavates kohtades võib-olla teatud hetkedel, et sa jõuad kõik oma tõed ümber pöörata ja siis uuesti tagasi pöörata ja siis näha neid veel ümber 1000 erineva perspektiivi, ehk siis nagu kokkuvõttes ma arvan, et see on nagu tõeliselt inimeste ja hinge parandav nagu teekond. Et kui kellelgi on mingid sellised mõtted või asjad või mingid võib-olla mingid asjad, mida nad ennast kas välja põletada tahavad või midagi tõestada tahavad või lihtsalt nagu mõtted on otsas või ma ei tea, mis iganes on ja siis ma arvan, et see Ironmani teekond selles mõttes üks päris huvitav eneseteraapia vorm, et üks on psühholoog ja ma ei tea, igasuguseid variante on, aga ma arvan, et see on päris kõva siuke eneseteraapia vorm, et muidugi kõigil ei ole sellist sisu, vaata. Kõigil ei ole sellist sisu. Mõnel meeldib lihtsalt fucking kokat sitta näost sisse jääda ja oma lastele paska näost sisse jääda ja olla lihtsalt mingi ignorantne isekas tropp, vaata. Et kus annad kellelegi 5 tonni, vaata, mis ta siis läheb, ostab endale kuradi ägeda auto või kingad või mingit muud sitta kokku, vaata, iPhone'id ja on fa-fa ja siis on mingi teatud gruppi inimesi, kes lihtsalt paneb kogu selle raha kuradi selle alla, et minna üheskoos ennast ribadeks tõmmata kuskil mingi 15 tunnisel kuradi jooksul või mingil maratonil, vaata. Et see on nagu natuke teist tüüpi inimesed, vaata. Aga ma ütleks, et need on minu inimesed, Nii et väga äge ja palju õnne kõigile esmakordsetele startijatele ja lõpetanutele ja kõigile teistele Ironmanidele niikuinii, et müts maas, iga respekt alati, kui ma Ironmani koti või mütsiga meest ennast mööda matkamas näen, siis ma ei teada aega, aga alati tekib selline aukartus ja respekt nende inimeste vastu, nii et see on väga äge. Ja järgmiste seiklusteni, nii et pole ammu vlogi postitanud, pole ammu videoid postitanud, aga
ma loodan, et ja nüüd on need asjad võib-olla natuke teistmoodi, natuke teise käekirjaga, suured tänud Oscarile, kes kõik selle asja on kokku pannud ja üles filminud, et huge respect. See aitas meil Gerdiga keskenduda oma asjale. Nii et olge ikka teineteise vastu head ja nii ongi. Stay up, stay humble. Ciao.